Tere! Kuidas elada oma elu kui karjääri ja juhtida seda kui oma elu ettevõtlust? Äkki jõuame sammukese täna sellele veelgi lähemale. Tänan sind tulemast kuulama ja minuga on täna stuudios Elisabeth. Räägi mulle, kuidas sa siia jõudsid? Kes sa oled, kust sa tuled? Tere, olen siis Elisabeth ja tulen tegelikult Ida-Virumaalt. Hetkel töötan Ida-Viru ettevõtluskeskuses noorte ettevõtlikkuse konsultandina. Aga minu teekond noortega töötades on olnud üpris selline pikk ja mitmekesine ja ma tegelikult ise loen seda algust hoopis seda alguspunkti selleks, kui ma olin ise selline tubli ja ettevõtlik noor ja osalesin erinevate noorteorganisatsioonide töös ja ka noortekeskuses ja koolikeskkonnas olin hästi aktiivne. Ehk siis jah, ma tunnen, et need erinevad võib-olla kogemused ja vaatenurgad, mis mul on, annavadki minu sellisele võib-olla teekonnale noortega töötades sellist värvikust ja olen näinud erinevaid põnevaid lugusid kõrvalt, mis on seotud noorte ettevõtlikuks kujunemisega ja sellepärast täna siin ka olen. Väga hea. Siis tähendab, et on minuga siin täiesti õige inimene, kellel on omad kogemused ja kellel on palju lugusid noortest, kelle elud võib-olla on saanud mingi uue suuna või muutuse tänu sellele peale hakkamisele ja nii edasi, julgusele midagi muuta, midagi teha. Nii, et räägime siis noorte ettevõtlikkusest ja mis sinu jaoks on ettevõtlikkus? Ettevõtlikkus on kindlasti hoiak, mida saab alati endas muuta, et kui sa tunned, et sul seda ei ole või kui sul on seda vähe, siis on alati midagi, millega saab töötada ja see on selline hoiak, mis viibki elus edasi, mis avab uksi, mis näitab erinevaid võib-olla dimensioone elus, mida sa ei oleks varem enda elus isegi ette kujutanud. Ehk siis mingil määral ma näengi, et ettevõtlikkus on selline elus edasiviiv jõud, sest sa oskad näha võimalusi ja sa oskad neid ära kasutada ja näed enda rolli nende võimaluste realiseerimises. Okei, et kui sa ütled, et see on hoiak, kas selle hoiaku, kuidas see hoiak tekib? Kas sellel on vaja, mul on mingid eeldusi vaja, et see hoiak saaks tekkida? Kuidas keskkond toetab? Kui me räägime nagu noortes selle ettevõtliku hoiaku kujundamisest, siis kindlasti see noort ümbritsev keskkond mängib hästi suurt rolli ja et need inimesed, kellega noor igapäevaselt kokku puutuks, päriselt toetaksid nende hoiakute kujundamist. Ja kuidas võib-olla on seda kõige lihtsam teha või kust päriselt alustada, ongi võib-olla see, et julgustada seda noort esitama küsimusi, julgustada seda noort, et kui on näiteks mingisugune tunne sees, et mulle ei meeldi midagi või natuke tunne, et tahaks viriseda, tead, ikka vahepeal on, et midagi on valesti, midagi on nõme, noortel veel eriti tihti tuleb seda, et siis esitadagi see küsimus, et nii, aga nüüd lahkame seda natukene, et mis täpsemalt ei meeldi hetkeolukorras ja mis sina ise saad teha, et see olukord muutuks. Et julgustada neid esitama just neid küsimusi iseendale ja siis nägema võib-olla nendes murekohtades, et mis see olukord päriselt on ja mis me saame teha, et siit edasi liikuda. Võib-olla see on see koht, kust alustada. Aga ma mõtlen just seda, et väike laps, üldiselt me nagu vist sünnime hoiakuga olla ettevõtlik. Ma lähen seda, ma uurin seda, ma olen uudishimulik maailma vastu, ma tahan teada, mis seal sees on, ma tahan proovida ja näppe sinna toppida ja nii edasi. Ja ühel hetkel, et see uudishimu või ettevõtlik hoiak saab nagu tagasilöögi ja see, mis mul nagu loomuomaselt oli, kuidas ma nagu maailma avastasin, see läheb nagu teist teed pidi tagasi. Ja siis ma pean uuesti mingite kellegi toel, keskkonna mõjul, eeskujude najal otsima seda ettevõtlikkust tagasi. Mis juhtub vahepeal selle noorega? Ja ma olen suga igati nõus, et see kipub niimoodi olema. Ma arvan, et mingil määral see on ka lihtsalt ühe inimese arengusse natuke sisse kirjutatud, et see periood tuleb, et see, kui noortel tekib see, et mind ei huvita mitte midagi, ma ei taha mitte midagi teha, et ei tasu ka seda täit süüd panna siis sellele keskkonnale või nendele inimestele, kellega ta on ümbritsetud, et ilmselt see on loomulik, küll aga natukeks seda ka soodustab see võib-olla kooli, ütleme selline
hindamissüsteem, mis natukene on kujundatud niimoodi, et kui sa teed midagi valesti, sa saad karistada mingisuguse negatiivsema hinde näol, mis jällegi teisalt on arusaadav, et kuidagi neid teadmisi ja sinu hetkeolukorda, sinu arengut kuidagi peab hindama, ilmselt see numbriline süsteem on välja kujunenud, aga just, et kuidas sinna juurde tuua ka see aspekt, et mis siis läks valesti, mis oli ka hästi jällegi, et millega ma saan edasi minna ja kuidas ma saan aina paremaks, et võib-olla see on see pool, mis natukene siis jääb puudu, et see tundub, see 2 su kontrolltöö nurgas tundub pigem hinnang sulle kui inimesele, et mina olen nüüd inimesena halb või ei saa hakkama, mitte see, et see 2 nüüd sümboliseerib minu hetketeadmisi selles olukorras, selles väga konkreetses teemas, mis ju tegelikult on oluliselt nagu positiivsem vaade, sest sa saad aru, et minul inimesena ei ole tegelikult midagi viga ja ma olen ikkagi tore ja tark ja tubli. Et siis nagu see kool annab tegelikult või see haridussüsteem, milles me oleme, annab tegelikult inimlapse ettevõtlikkusele sellise löögi. Jah, ma ei taha öelda kindlasti, et kool on nüüd kogu kurja juur, kindlasti mitte. Lihtsalt ise nagu näinud ja kogenud seda, võib-olla saab lihtsalt öelda, et see hinnete süsteem on natuke selline, mis seda soodustab ja seda enam, kui seal juures ei ole seda selgitavat poolt, et mida see hinne täpselt sümboliseerib ja mida me saame teha, vaid see ongi lihtsalt number sulle, palun võta nüüd ise ja tõlgenda seda, kuidas sa tahad. Üldjuhul, kui sa oled noor puberteedieas, sa tõlgendad seda pigem oluliselt kehvemini, kui see tegelikult on. Oled sa minuga ka selles suhtes nõus, et üks asi on see, kui täiskasvanud peegeldavad lapsele või noorele inimesele siis tagasi seda, kus ta on või kuhu ta on jõudnud. Aga teine asi on ka see, et võib-olla noored võtavad üksteiselt ära julguse oma liigse, ma ei tea, see otsekohesus ei ole halb, aga see otsekohesus võib-olla on niisugune destruktiivne, mis paneb sind kuhugi sinna kohta, kus sa ei taha olla ja ütled, et aga ma ei tahagi teha ja ma ei taha rääkida ja mind ei huvita. Muidugi võib olla, et selles vanuses ju eriti need sõbrad on niivõrd olulised, aga samamoodi võib ka ju hoopis vastupidi olla, et kui sul on seltskonnas üks hästi selline positiivne, avatud meelega ettevõtlik noor, siis tema samamoodi saab seda teisi siis enda ümber sütitada. Ja samas ka kindlasti võib-olla see, et kui nad on harjunud noores eas ka koduses keskkonnas, et kõik kuidagi tehakse nende eest ära, siis üks hetk, kui sa võib-olla natukene jõuad sellesse vanusesse, kus sa võiksid ja peaksid ise seisvuma ja saad aru, et ei tehtagi minu eest asju ära, et siis see on ka võib-olla esimene selline kokkupõrge nii-öelda reaalsusega, millest võiks siis tekkida see arusaam, et aga mul on see võimalus ise neid asju teha, mida varasemalt võib-olla tegi keegi teine, aga jällegi see ka võiks ja saab olla nagu kõrvalt toetatud. Et me oleme sinuga päri, et selles esimene etapp sellel lapsel, kui ta võib-olla on seal lasteaialaps ja nii edasi, on see uudishimu siis väga niisugune loomulik ja tahe tegutseda on loomulik. Vahepeal tekib selline, võib-olla ka selline aeg, kus tehakse palju ette ära, potentsiaali on, aga ei rakenda ja võib-olla ei tahagi seda rakendada. Ja siis see hetk, kus sul on aeg tuvikene välja lennata, annab sulle nagu uue, selle teise nagu mineku avastada, katsetada, proovida, aga ometi kõigil ka sealt ei õnnestu. Mis kogemused sulle räägivad, kuidas sa oled pidanud noori aitama sellest kohast, kus tegelikult võimalus on juba hakata ise tegutsema, olla ettevõtlik ja see ei tule kuidagi? See võib-olla, mis mul kõige esmasemalt seostub, kui sa seda olukorda nii ilusti metafoorselt kirjeldasid, on võib-olla see, ütleme, põhikooli või keskkooli lõpp on ju, kui järsku sul on olnud nagu aastaete pikkune selline tee, kus sul on teada ette, keegi teine on sulle kirjutanud ette sammud 1, 2, 3, 4, järsku see saab läbi ja nüüd justkui ongi see moment, et nüüd sa ju peaksid teadma, mida sa tahad eluga teha ja reeglina üldjuhul pigem ei teata. Mis ma oma praktikas olen näinud, et üldjuhul need teavadki paremini, kes on olnud juba põhikooli ja gümnaasiumi eas hästi ettevõtlikud just selles võtmes, et katsetanud erinevaid asju, kas või huviringid erinevad ja see, kui sa saad aru, et see ei ole sulle, mina alati olen öelnud, et see on ju ka teadmine ja see on ka teadmine, mis viib sind edasi. Et kui sa lähedki sinna, ma ei tea, klaverit õppima ja saad aru, et see mulle ikkagi ei meeldi, väga hea, sa oled ju ühe olulise teadmise võrra targem ja tead, millega sa ilmselt ei taha äkki ennast tulevikus siduda.
et seal ka kindlasti see ettevõtlikkus on hästi toetav ja kuidas seda teha, ongi kindlasti see, et lihtsalt julgustada neid noori katsetama, mitte kartma seda, kui sulle ei meeldi või kui sulle ei tule välja, et rääkidagi see osa juurde, et see teebki sind jälle targemaks ja aitab edasi. Ja mis ma ka nägin kindlasti näiteks noorsootöötajana, et osata võib-olla märgata ise selle täiskasvanud justkui nagu mentorina seal kõrval, märgata neid võimalusi, mida siis ise osata ka nende noortele siis neile pakkuda, sest need ei pruugi alati nendeni ise jõuda, et viia kuidagi kokku need noored ja need võimalused ja olla natuke nagu see vahelüli. Praegu mõtlesin, et 2 perspektiivist saab seda vaadata, et kas sa vaatad siis selle sama teismelise perspektiivist või vaatad sa lapsevanema perspektiivist, et kui sulle see klaver ei istu, siis teismelise perspektiiv on, et ma ei tee, mis mulle ei meeldi. Ja lapsevanema perspektiiv on see pinguta, näe vaeva ja korduste arv näitab sulle, milleks sa võimeline oled. Et siin tuleb ka nagu ühel hetkel ka sellel kellelgi tuleb vastu tulla, et proovida, et kui see korduste arv on olnud nii väike, siis ei olegi võimalik, et ta saaks kogeda seda, et sealt võiks midagi imelist välja tulla. Siis ju saabki öelda, et kui sa ise nagu näed, et ta võib-olla tegelikult ei ole päriselt veel proovinud, et kui sa käisid selles ühes klaveritunnis, et siis võib-olla see ei ole veel see täiskogemus, mille baasil sa saaksid selle otsuse teha. Ehk siis eks tulebki leida see nii-öelda kuldne kesktee on ju. Oskuste puhul võib see aeg pikk olla, et see võib olla 4 aastat, aga noore inimese elus 4 aastat on ikka väga pikk aeg. Et kus see võimalik on, et nüüd 4 aastat katsetan. Et kuidas sa oled näinud ka seda, et see ettevõtlik hoiak on avanud veel uksi, et lisaks sellele, et selle kooli perspektiivist rääkides? Ja just, et see ettevõtlikkus saab ju hästi erinevates keskkondades avalduda, et võib-olla sinu ettevõtlikkus klassis ei avaldu. Näiteks ma ütleks, et minu enda näite pealt minu ettevõtlikkus ei avaldunudki koolikeskkonnas, võib-olla natukene, aga mitte niivõrd palju, aga olin näiteks mitu aastat maakondliku noorteorganisatsiooni juht ja sealt ma sain väga palju kogemusi, teadmisi, mida ma tänaseni tegelikult ju kasutan ja rakendan ja ma olen väga tänulik, et ma nii varakult need kogemused sain, et see on kindlasti mind aidanud kiiremini siis edasi. Mitte, et kiirus oleks alati eesmärk, aga samas ikkagi ma tunnen, et ma olen tänaseks jõudnud mingite võimalusteni, milleni ma muidu ei oleks jõudnud, kui mul ei oleks seda kogemust all ja võib-olla enda baasil veel, mis näidet ma tavaliselt noortele toon, mis ma olen näinud, et kuidagi toimib või neid kõnetab, on see, et kui ma ütlesin neile, et tegelikult keskkooli lõpetades mulle oli 3 tööpakkumist juba, ehk siis mitte ma ise ei kandideerinud tööle, vaid ma ei olnud veel ülikooligi läinud ja juba tegelikult 3 erinevat asutust kutsusid mind enda juurde tööle. Ja kuna noored üldiselt tööle ikkagi tahavad saada, siis nad mõtlevad, et okei, see on tegelikult päris äge, et ma tahaks ka, et mul oleks nii. Ja see tuli puhtalt selle baasil, et ma keskkooli ja juba ka põhikooli kõrvalt tegelesin igasuguste muude asjadega, mis mind vähegi kõnetas, et ennast kuidagi proovile panna ja ennast üleüldse laiemalt inimesena arendada. Okei, ja see oli see koht, kus sa jäid kellelegi silma? Ja, ilmselt nii, jah. Just, et nagu, et kus see keskkonna roll tuleb mängu, et me mitmetes podcastides oleme siin ka rääkinud, et me tegelikult vaevleme tagasiside vaeguses ja defitsiidis. Et see, et ka sulle selle tegevuse protsessi käigus antakse tagasisidet, et ma näen, et sa oled siin väga äge ja siin väga tubli ja et kas sa saad tulla appi mulle siia ja sinna, et see tagasisidestamise koht on võib-olla ka selle ettevõtlikkuse võti, et kui ma ei ole saanud keskkonnalt siis mitte mingit tagasisidet enda teadmiste, käitumiste, hoiakute, õnnestumiste, ebaõnnestumiste kohta või siis vastupidi ainult need negatiivsed tagasisidet, mis me hinnete näol oleme saanud, et siis see hoiab tagasi ka meie ettevõtlikkust. Ja absoluutselt sellel ka ütleme, et selline korralik sotsiaalne kapitalipagas on ju inimesele nii oluline ja kuidagi ise, kui olla see näiteks noorega töötav spetsialist ja näiteks olen näinud, et mingi võimalus, mis mina olen noorele pakkunud või julgustanud teda ennast kuskil proovile panema, enda ettevõtlikkust arendama ja siis selle kaudu ta on kohanud mingeid inimesi, kes võib-olla paar aastat hiljem kutsuvad ta tööle ja kuidagi tunda,
seda enda nagu rolli seal, see on selline nii mõnus, magus nagu töövili, mida näha. Noh, muidugi noortega töötades paratamatult on, et üldjuhul need tööviljad pigem näitavad ennast aastate pärast, aga seda enam see ootamine on nii magus ja kuidagi, kuidas tekivad need sidemed inimeste vahel, seda enam, et elame Eestis, kus kõik tunnevad kõiki, noored veel ei hooma seda, aga kui sa juba noorest peale hakkad looma endal seda sotsiaalset võrgustikku ja sul tekivad need kontaktid, mis pärast tulevikus sa ei kujuta ettegi, kuidas need võivad sulle kasulikud olla ja kuidas ta tuleb kuidagi ringiga tagasi sinu juurde, see võimalus, seda on hästi ilus näha. Sa töötad igapäevaselt noortega ja räägid noortega. Mis asi sulle nagu põhiliselt kõlab, kui sa noortega räägid? Mis asi on see, mis nagu praeguses ajahetkes, kus me siin elame, sel hetkel, kui me praegu salvestame seda podcasti, on aasta lõpp 2022, et mida noored sinuni toovad, mida sa kuuled? See on väga hea küsimus. Pean kohe hetke võtma, et sellele mõelda. Võib-olla, kuna hetkel oma praegusel ametipostil ma puutun kokku võib-olla selles suhtes nagu sarnaste huvidega noortega, näiteks töötades õpilasfirmadega, siis eks ma oskangi näidet tuua ainult selle grupi baasil, kellega mina kokku puutun. Et lihtsalt olgu mainitud, et võib-olla kuna nad on üpris selline sarnane grupp või vähemalt sarnaste huvidega grupp, et see kindlasti ei esinda mingit laiemat tervikut. Aga need noored, kellega mina kokku puutun, neis kindlasti on seda ettevõtlikkust juba küllaltki palju. Võib-olla nad tahavad näha või tunnetada, kuidas nemad, ükskõik mis õpilasfirma või minifirma nad loovad, et kuidas nad selle oma ideega saaksid maailma muuta. Nad kindlasti näevad praeguses maailmas erinevaid vigu või veakohti, just näiteks, ma ei tea, kas või näiteks roheline mõtteviis on kindlasti, mis noortel on üpris tugevalt kuidagi juurdunud ja see on igati väga tore ja nad mõtlevad ja leiavad ja otsivad neid võimalusi, mis panuse nemad saaksid anda. Et nendes see ettevõtlikkus hästi selgelt tegelikult väljendub, et mida mina saan teha, et seda murekohta maailmas kuidagigi omalt poolt natukene leevendada. Et võib-olla see on see grupp, kellega ma täna puutun kokku ja need on need küsimused või mõtted, mis neis kerkivad esile. Et kas sa praegu tunnetad, et praegused noored, kui sina lõpetasid või olid samas eas, et nad on ühiskonna kriitilisemad, aga samas on neil julgust rohkem nagu katsetada ja teha, kui meil omal ajal koolis? Ma ei teagi, kas võib-olla hetkel mulle tundub justkui, et neid on rohkem, aga samas jällegi see on ilmselt sellepärast, et ma lihtsalt puutungi nendega kogu aeg kokku. Et võib-olla kui ma ise käisin koolis, siis olin mina ja ainult mõned veel mingist suurest seltskonnast ja siis tundus, et meid on kuidagi hästi vähe. Et ma arvan, et tegelikult kuidagi protsentuaalselt see on ilmselt sama, aga tahaks loota, et mida aeg läheb edasi, seda paremaks ikkagi see süsteem nende noorte ümber saab, seda nende kuidagi ühiskonna kriitilisust toetama. Just, et see oskus esitada neid küsimusi, näha neid murekohti, aga jällegi sealt on oluline ka see samm edasi, et mitte lihtsalt jääda sinna rolli, et ma vingun ja virisen, vaid et mida mina saan teha. Et nüüd üks asi on kool, mis me oleme rääkinud, et selle kooli roll ja ka õpilasfirmad üldjuhul on koolide juures töötavad ja on formaalhariduse üks osa, aga kui võtta nüüd seda mitteformaalharidust, mis võimalusi pakub mitteformaalharidus, noorsootöö selle ettevõtliku hoiaku tõstmiseks? Jah, et kuna ma olen hästi nende erinevate osapooltega olnud seotud, siis ma näengi tegelikult, kui ilusti kooskõlas see süsteem saaks toimida, ta kindlasti alati ei toimi, aga just, et kuidas need erinevad osapooled omavahel koostöös saavad tegelikult selle noore ettevõtlikuks kujunemist siis toetada. Sest neid võimalusi on meeletult, et kui me juba rääkisimegi sellest, et kooli kõrvalt erinevate asjadega katsetada, siis need üldjuhul ongi mingisugused mitteformaalsed või mõnikord ka täitsa informaalsed elust enesest õppimise kohad.
Et üldjuhul need ongi sellist vormi võimalused. Ma olen ise ka erinevaid huviringe juhendanud ja erinevatele noortegruppidele mentoriks olnud, et absoluutselt need kõik võimalused saavad pakkuda lihtsalt seda võimalust ennast proovile panna, katsetada iseennast selle võimaluse kaudu paremini tundma õppida või ennast ka tegelikult ju kujundada inimesena ja need on absoluutselt kõik väga väärtuslikud võimalused, mida tasub proovida ja katsetada. Ühel hetkel, kui on jõudu ja jaksu, siis tuleks kasutada seda huviharidust ja seda ära just sellepärast, et ka ennast tundma õppida. Absoluutselt, see on kindlasti üks, ma arvan, parimaid viise üldse, kui sa oledki, ma ei tea, põhikooli õpilane kuskilt 7.–8. klassist, et kuidagi testida ennast mingis teises keskkonnas kui ainult kodu ja kool, kus sa igapäevaselt niikuinii aega veedad. Ja just ka erinevate inimestega kokkupuutumine annab neid sotsiaalseid oskusi, mida ei anna see olukord, kus kui sa käid päevast päeva ühe sama ringkonna inimestega koos, ehk siis oma klassikaaslastega, siis seal on sul juba mingi välja kujunenud roll, aga pane ennast nüüd uude olukorda, millisesse rolli sa seal asetud, kuidas sa suhestud teiste inimeste ja nende rollidega, et need kõik on ju nii kriitiliselt vajalikud sotsiaalsed oskused terveks eluks. Ja ma arvan, et meie elu eesmärk ei ole elu ära elada ja ära elada lihtsalt või hästi või jõudsalt, vaid meie eesmärk on siiski inimesena eneseteostus. Et see, millisel alal ja kuidas ma ennast teostan, siis ettevõtlikkus, oled sa muga päri, on üks oluline tööriist eneseteostuse teel. Kindlasti, absoluutselt. Ma olen neid noori, kes on läbi endas sellise ettevõtliku hoiaku kujundamise, kes on kuidagi, ma ei tea, kõige parem on võib-olla öelda kuidagi õide läinud või sa näed, kuidas inimene ei ole seesama, kes ta oli võib-olla isegi aasta tagasi või pool aastat, et see periood ei pea üldse olema pikk, aga kuidas inimene muutub, areneb, õpib ennast tundma ja kasvab, see areng on nii kiire ja meeletud. Kindlasti ettevõtlikkus on viis ja võimalus eneseteostuseks, ükskõik mis valdkonnas. On sul mõni hea näide mõne noore inimese elust, kus me saame sellele kaasa elada? Ja kindlasti on, et on olnud ka selliseid võib-olla lugusid näiteks, mis minu arust on hästi ilusad näited, aga võib-olla see alguspunkt on natukene selline kurvem, aga seda enam see kontrastsus tuleb tegelikult ilusti välja, et näiteks noored, kes on võib-olla eelnevalt olnud seadusandlusega pahuksis või kuidagi politseiga pidevalt kokkupuudet saanud läbi lihtsalt nende võib-olla mässumeelsuse, mis on kuidagi avaldunud, siis näiteks sattudes noortekeskuse keskkonda ja puutudes kokku õigete inimestega, kuidas see noor on absoluutselt transformeerunud, et mingisugused lood, mis ma olen siis selle sama noore kohta näiteks kuulnud varem, kui ma ei teaks, et see tuleb usaldusväärsest allikast, ma kohe kindlasti ei usuks, et tegu on sama inimesega, sest kuidas nad on siis näiteks kas või läbi mingisuguse pisikese sündmuse korraldamises osalemise või mingi idee alge andmise, mis ju tegelikult ka ettevõtlikkus ju väljendub niimoodi, et märkad, et äge, võiksime seda teha. Käid oma idee välja, leiad omale mõttekaaslased, viid selle idee teoks ja kuidas see üks selline tegelikult suures mastaabis hästi pisike kogemus, mis see võib anda sellele noorele või kuidas see võib tema elu muuta, see on fantastiline, ma ei oskagi muud öelda, et see on lihtsalt täiesti, inimene muutub, transformeerub täielikult ja puhtalt läbi selle, et ta leiab kuidagi endast, ta satub õigesse keskkonda, mis käivitab temast selle ettevõtliku hoiaku. Et ma saan aru, me praegu konkreetseks siiski ei läinud, aga et sul on neid lugusid nendest noortest, sa oled ise kogenud seda, sa oled näinud seda, mis on juhtunud, mida on andnud keskkonna muutus, keskkonna vahetus, uued inimesed, uued inimsuhted ühe noore inimese elus. Ja on ka näiteks näide või näiteid mitmeidki, et kuidas mõnikord näiteks kui ei tunta oma koolis ennast mugavalt, siis tihti piisab, kui sul ongi seal kõrval see huviring või noortekeskus või mõni muu keskkond, mis sind toetab. Mõnikord, kui on vaja radikaalsemat muutust, siis eks ka koolivahetus võib aidata, et see mingil määral kuidagi aitab sind sellele puhtale lehele, kus sa saad uuesti alustada. Ja on ka neid ilusaid lugusid, kus ongi tuldud uude keskkonda, uude kooli, leitud tee noortekeskusesse ja kuidagi kõik need pusletükid õigel ajal mängivad kokku ja kuidas jällegi saab alates uus teekond puhtalt lehelt, see, mis oli minevikus, mis toimus seal eelmises koolis,
kõik jällegi tegelikult hästi kurvad erinevad koolikiusamise juhtumid, et kuidas tegelikult sellest edasi tulla täpselt läbi selle ettevõtliku hoiaku, et ma tahan midagi muuta, ma leian, mis mul on selleks vaja ja ennast uues keskkonnas proovile panna ja need on ilusad lood, need on väga ilusad lood. Kui meid täna kuulavad ka õppijad ja õpilased ja kuulavad neid lugusid ja mõtlevad, tore, ma ei julge, ma ei tea, ma ei ole kas õigete inimestega, mis nõu me talle anname? Võib-olla kui võtta sellest sõnasabast kinni, et ma ei ole õigete inimestega, siis tegelikult need eelnevad lood ju täpselt samamoodi näitavad, et tegelikult seda seltskonda, kus sa oled, tegelikult sul on see õigus ja võimalus seda vahetada. Et kui sa ei tunne, et see sind toetab, siis minu arust see on õige asi, mida teha ja ma tegelikult julgustaks sellele mõtlema. Küll aga tihti võib-olla kipub tulema see hoiak, et me kuidagi süüdistame mingeid muid aspekte, kõike peale võib-olla iseenda, et küll see keskkond on vale ja inimesed on valed, et alustada ikkagi tuleks iseendale otsa vaatamisest, just selle iseendalt võib-olla küsimisest, et kas mina hoian iseenda arengut tagasi ja muidugi on hirmus uusi asju teha. Muidugi, mul on ka hirmus siiamaani, kuigi ma olen neid nii palju teinud, mul ongi hirmus, aga selleks, et need kõige magusamad võidud ja need kõige magusamad tööviljad ongi alati natuke selle pingutuse taga ja sellest leida endasse julgus, panna ennast ebamugavatesse olukordadesse on kindlasti minu arust üks hädavajalik oskus oma ettevõtlikkuse arendamisel, et sa tead, et see tuleb ebamugav ja ebameeldiv, aga mis siis? Ma tean, et see viib mind ilusasse kohta ja just sellepärast ma seda teengi. Aitäh, Elisabeth, nende mõtete jagamise eest ja ma loodan, kui sa täna kuulasid, et sa said julgustust, sa said mõtteaineid, et me kõik elame sama elu siin planeedil Maa ja me tahame teostada ennast ja anda ja jätta parim jälg endast. Nii et leia inimesed, leia koht, mis sind toetab, mis sind innustab ja ainult tiibadesse tuult ja ettevõtlikkust igasse su päeva. Aitäh kuulamast, järgmise korrani!